Südametäiega jõi ta ka jahtunud kibuvitsa marjatee ära ja jäi sügavalt magama. Hommikuks oli kunksmoor terve kui purikas. Ta ohkas ja ütles: vaene kunksmoorike, haigustele ei jaksas enam üldse vastu pidada. Möödus mõni aeg. Ühel pärastlõunal istus kunksmoor sipelga pesas ja praavitas jooksvat sipelga hammustustega. Äkki märkas ta männitüvede vahelt, et saarele läheneb väike kummipaat. Kunksmoor ronis sipelga pesast välja, rapsis riietelt ja juuksepuserikust sipelgad maha ja tõttas kibjalt randa paadile vastu. Tulija oli meremees, kelle kunksmoor veest oli välja oli tõmmanud. Noh, hüüdis kunksmoor juba eemalt, kui paadike veel kaldale polnud jõudnud. Kas su luud, mida ma kokku kasvatasin, läksid jälle lahti, et sa juba tagasi oled? Ei, hüüdis meremees vastu ja sõudis randa. Mul pole veel keegi arstinud murtud luid paremini kui sina. Ma tulen hoopis teise asja pärast. Noh, küsis kunksmoor. Tulen oma endise kapteni pärast su jutule, seletas meremees. Temaga juhtus õnnetus. Ta kukkus uisutades maha ja väänas jala välja, nii et kand jäi ettepoole ja varbad tahapoole. Vaene trumm ei saa oma jalgadega nüüd enam üldse liikuda. Kui üks jalg astub edasi, siis teine astub tagasi ja trumm ei pääse sammugi paigast. Hädaga pidi ta ostma enesele juba auto. Ükski arst ei suuda teda aidata, sest juhtum oli liiga ebatavaline. Me mõtlesime temaga, et kui sa mind nii hästi ravisid, ehk saaksid ka teda aidata. Noh, ütles kunksmoor tagasi. Enne kui ma sellele küsimusele vastan, pean ma seda jalga nägema. Trummi vaatamiseks ei ole mingit takistust, rõõmustas meremees. Hüppa paati ja muudkui lähme. Olgu, ütles kunksmoor. Aga ma võtan oma jalarohud juba kohe kaasa. Meremees jäi randa ootama ja kunksmoor tõttas koju rohtude järele. Kui ta tagasi jõudis, ehmatas meremees ennast kangeks. Kunksmoori jalarohud olid nagu tohutu heinakuhi, moori ennast polnud põhja alt nähagi. Kui me peame selle kõik kaasa võtma, ütles meremees, siis me minu kummipaati ei mahu. Muidugi peame me kõik kaasa võtma, ütles kunksmoor. Ma ei tea ju ometi veel, missugust rohtu mul vaja läheb. Ta pani arsti rohu kuhja paati ja ronis ise kuhja otsa istuma. Paadike vajus servani vette. Kui meremees ka paati tahtis tulla, hakkas vesi üle paadi servade sisse nöörguma. Kas sa ei näe, et paat on juba täis, pahandas kunksmoor. Mu rohud saavad ju niiviisi märjaks ja lähevad tuliseks. Polnud midagi parata. Meremees pidi tulema ujudes paadi järele. Vähemalt saab trumm terveks, mõtles ta kurvalt, ise külma vee sees kroolides. Niiviisi jõudsid nad suure linna sadamasse. Sadamas oli trumm neil oma uue autoga vastas. Jalavea tõttu sai ta üksnes õigevaevaliselt hüpeldes edasi liikuda. Ta hüpped mõjusid väga ebatavalistena, mistõttu ta kõikjal suurt tähelepanu äratas. Üldiselt peeti teda tsirkuse kunstnikuks. Ka praegu, kui trumm kai lootas, ümbritses teda suur rahvamurd, kes lootis ta kummalisi hüppeid näha. Kui kunksmoor ja meremees kohale jõudsid, võitis rahva hulk neid suure huviga vastu. Kõik arvasid, et ka nemad kuuluvad etenduste juurde. Noh, ütles kunksmoor inimesi nähes. Nii piduliku vastuvõttu poleks ma oodanud. Ta lehvitas oma rohukuhja otsast tervituseks kätt. Inimesed naersid ja plaksutasid. Siis ronis kunksmoor oma rohtudega kaile ja trumm juhtis ta hüpeldes auto. Ilkuge võdised meremees tuli neile järele ja trumm lubas tal pakiruumi pugeneda. Uue auto oleks ta ju seest oma märgate riietega ära rikkunud.
seotis auto katusele. Trumm oli kõik oma paremad aastad meret sõitnud. Ta oli täpselt 17 päeva hukku läbi teinud, aga alati õnnelikult pääsenud. Loomulikult pidas ta seejuures kinni vanade meremeeste karmist seadusest, mille järgi kapten ei tohi hukkuvat laeva maha jätta, vaid peab koos sellega põhja minema. Aga kord juba põhjas ära käidud, on kapten kohustusest vaba ning võib rahulikult minema ujuda. Kuna Trumm oli erakordselt hea ujuja, ujus ta igalt poolt välja. 18. laevale Trummile enam ei andnud. Tuli asuda kuivale maale. Praegu elas Trumm üksi oma majas avara väljaku ääres ja ta suure elutoa lae all rippusid kõigi 17 põhja läinud laeva. Ja lõpuks ometi oli tal võimalus teoks teha oma lapsepõlve suurimad unistused. Värvida vesi värvidega ja õppida uisutama. Paraku juhtus temaga uiskudel alati igasuguseid üllatusi. Nii ka nüüd, kui Kunksmoor, meremees ja Trumm perale jõudsid, käskis Kunksmoor Trummil kohe pikali heita. Sedamaid alustas ta läbi vaatust. Kuidas ta valutab, küsis Moor Trummi tagurpidist jalga uurides. Kas närib või pistab? Trumm mõtles järele ja ütles, pistab. Väga hea, ütles Kunksmoor. Või näriks ei saaks ma lootust. Aga siin ma usan saanud paidata. Trumm läks väga rõõmsaks. Kunksmoor laskis meremehel, kes ikka veel märgates riietes lödises, rõhud tuppa tuua. Trummi suur tuba sai neid poolenisti täis. Kunksmoor ütles kaua, enne kui leidis pisikese juure. Seejärel laskis ta end kööki juhtima. Ta keetis juure pehmeks, ajas läbi sõela, tempis veega parjaks ja nõudis siis kurakäe sõrmkübarat. Oh helgeke, ütles Trumm, just sõrmkübarat mul ei ole, sest mul pole majas ühtegi naist. Kuidas ma sulle siis rohtu annan, küsis Kunksmoor. Seda peab võtma täpselt sõrmkübara täie. Ja loomulikult peab see olema kurakäe sõrmkübar, sest jalg oli kurapoolne. Ei aidanud muud, kui meremehel tuli märgatest riietest hoolimata joosta poodi kurakäe sõrmkübarat ostma. Natukese aja pärast tuli meremees tagasi. Kurakäe sõrmkübarat ei ole, ütles ta. On ainult harilikud sõrmkübar. Turm läks väga kurvaks. Võib-olla aitaks ka harilikust sõrmkübarast, küsis ta. Ei mingil juhul, ütles Kunksmoor. Katsun siis juba ilmale minna. Nüüd läheb õigesse paika. Ta möötis küünega klaasi küljelõige koha välja, kallas rohtu täpselt sinnamaani klaasi ja ulatas Trummile. Trumm võttis rohu ära. See oli väga kibe, nii et pani suu õhtama. Trumm oli sellega väga rahul, sest ta uskus kaljukindlalt, et teda võib aidata ainult kibe rohi. Ülejäänud rohu kallas Kunksmoor suurde rohelisse pudelisse. Ravi kestab kõige rohkem nädalapäevad, ütles ta. Kui jalg selle aja peale õigeks ei keera, siis aitavad veel ainult sõnad. Mul on külm, ütles nüüd märk meremees. Ma arvan, et mul on palavik. Kunksmoor katsus ta otsa aisist ning noogutas pead. Muidugi on sul palavik, ütles ta. Miks sa seda saarel ei olnud? Oleksin võtnud ka palaviku rohu kaasa. Aga meremees mõtles, et kui paadis oleksid olnud ka palaviku rohud, siis oleks paat kindlasti põhja. Kunksmoor käskis meremehel märjad riided seljast ära võtta ja voodisse minna. Siis keetis ta temale kibuvitsalaia. Ta tuli teed nii rikkalikult välja, et seda jätkus ka Trummile ja talle endale. Trumm võttis puhvetist oma kõige ilusamad kuldsärmaga tassi. Väga ettevaatlikult ringi hüpetes, et mitte tassäpp ja taldrikuid lõhkuda, kattis ta laua. Mu jalad juba surisevad kenasti, kordas ta kogu aeg rõõmsalt. Nad istusid Kunksmooriga teed jooma. Ka haige meremees sai suure tassi täie. Õnnetuseks lõdises ta palaviku käes nii tugevasti, et ajas kõik tee voodisse ka saanud suu piskagi. Missugune aramaatne tee?
kui oli lonksu rübanud. Ma olen lihtsalt võlutud. Noh, naeratas Kunksmoor. Minu juuresolekul peabki võlutud olema. Võtke ometi küpsiseid, pakkus Tromm viisakalt. Kunksmoor maitses küpsiseid, siis nad vaikisid natuke aega. Seejärel küsis Tromm, kas ma tohin uudishimulik olla, kuidas on teie nimi? Kunksmoor oli tähelepanust liigutav. Mind on alati kutsutud ainult Kunksmooriks, vastas ta, aga tõeliselt on mu nimi Emmeliine. Kui kaunis, hüüatas Tromm. Oh, te olete meelitaja, lausis Kunksmoor häbelik. Meremees arvastas ja kõhis kogu aeg. Kuid vestlushoos ei pannud Kunksmoor ja kapten Tromm teda üldse tähele. Hommikul oli jalg juba parem. Möödusid veel mõned päevad ja ravi jõudis lõpule. Paraku oli ravikuur mõjunud mõlema jalad peale ühte viisi. Nüüd seisid Trommi mõlemad jalad kõigi peal. Varbad vaatasid sissepoole, kannad väljapoole. Noh, ütles Kunksmoor, ma ju ütlesin, et on vaja kura käe sõrmkübarat. Tromm katsus astuda mõned sammud. Kuidas on, küsis Kunksmoor murelik. Päris hea, vastas Tromm rõõmsalt ja peatus. Et niipea, kui ta seisma jäi, kukkus ta pikali maha. Mis see siis oli, küsis Kunksmoor, mis juhtus. Ma ei tea, ütles Tromm, ma kukkusin maha. Ta tõusis uuesti püsti ja proovis seinast kinni hoides seista. See õnnestus suurepäraselt. Kõik on korras, ütles ta ja tuli jalgu ettevaatlikult teineteisest üle tõstes läbi toa. Kunksmoori eest ta peatus, kuid seisma jäänud kukkus ta kohe jälle maha. Kuule, kas sa ei saa seista või, küsis Kunksmoor. Paistab jah, vastas Tromm, aga sellele pole midagi. Lõpuks on ju kõik kohad täis igasuguseid asju, mille najala inimene ennast veidi toetada saab, kui tahab hetkeks peatuda, noh, ütleb Kunksmoor. Mulle see asi igatahes ei meeldi. Tuleb sõnu katsuda. Sõnu oli mõtet lausuda, aga ainult täiskuu neljapäeval. Parajasti oli just täiskuu. Nii oli siis täiskuu neljapäevani terve päeva. Kunksmoor otsustas seda päeva kasutada linna vaatamiseks. Tromm pakkus ennast kaasa. Tahaksin teile midagi mälestuseks kinkida, ütles ta veidi häbelik. Ainult ma ei tea, mida. Võib-olla valite ise endale midagi kaubamajast välja. Või küll oli Kunksmoor nõus. Nad sõitsid autoga kaugemale. Kunksmoor ei osanud esialgu midagi. Seetõttu otsustasid nad esmalt kaubamajas niisama ringi. Trommil õnnestus üsna hästi liikuda. Kui nad hetkeks kuskil peatuda tahtsid, võttis Kunksmoor tal käe alt kinni ja Tromm toetus tema najale. Niiviisi ei äratanud nad kellelegi. Kaubamaja meeldis Kunksmoorile küll, aga ta ei suutnud siit midagi. Paistab, et kingitus peab jääma ostmata, ütles ta Trommile. Kas teile siis tõesti midagi ei meeldi, ehmatas Tromm. Mitte just seda, ütles Kunksmoor, aga mul pole siit midagi vaja. Ega inimesed siis ainult neid asju ei osta. Mida neil vaja, ütles Tromm. Inimesed ostavad sellepärast, et neil oleks igasuguseid asju. Ja Tromm ostis Kunksmoorile kauni laia servaga kübara. Kui Moor kübara pähe pani, kadusid ta koledad sassid juuksed selle alla ja Moor muutus lausa tundmatuseni. Noh, seda ma küll poleks uskunud, et ma nii ilus olen, ütles ta peeglisse vaadates. Ma pean oma välismusele tõepoolest natuke rohkem tähelepanu. Mul oleks vist vaja ka uut kleiti. Siis ostis Tromm Kunksmoorile valge pitskleidi. Heldeke, ütles Kunksmoor. Selle kleidi juurde on ju mul midagi korralikku jalka. Nad läksid ja nõusid vaatama. Kunksmoorile hakkasid meeldiva roosa kleitivad pika varega saapad. Nüüd tõmbas ta kohe jalga. Nüüd läks Kunksmoor hoogu. Tal oli äkki vaja veel tohutult palju asju. Kõigepealt otsid nad kuldilustustega käekoti, valge siidvoodriga roosa mantli, mitu tosinat pitsikat taskurätikut millest muist päris küünarnukini välja ulatusid. Muist napilt peopesa ära katsid.
Seejärel laskis Moor endale tuua igasuguseid kuldseid ning hõbedaseid kilinaid ja kulinaid, kette ja võrgusid, mis ta endale kaela ja kätte ümber pani. Mõnel neist olid kellukesed küljes. Siis ostsid nad veel kuldvarega vihmavarju, millele olid punased roosid peale ja suurte roosade klaasidega prelli. Trumm ei saanud enam Kunksmoorilt silmi ära, nii kaunis oli Moor ta meelest. Seejärel ostsid nad veel suure hulga kellasid ja kohvipeskeid, peegleid, riikraudu, hõbelusikaid ja kullakarva, taldrikuid ja hästi palju lõhnaõli, puudrit, pumarit, kreeme ja šampoone, sest Kunksmoor oli vaimustusest kõigest, mis hilgas või hästi lõhnas. Kõik koos autosse kanti, seal vaevat ruumi üle kõigest neist odööridest, joodidest ja odekolonnidest, lõhnama nagu kevadine lille. Oo, ütles Kunksmoor peegli, kui need autosse istusid. Ma usun, et olen tõepoolest loodud millegi parema jaoks. Ma mõtlen, et olen loodud just linnaelu jaoks. Nad sõitsid läbi inimestest ning autodest kihavate tänavate, mööda suurtest ilusatest majadest, mitmesugusest ausammastest ja purskkaevadest. Ja Kunksmoor oli vaimustuses kõigest, mida nägi, ütles aina oo. Siis peatus Trumm ühe kõrge tornitaolise maja ees, mille tipus asetses mugav kohvik. Nad sõitsid liftiga üles ja astusid kohvikusse. Ilma peatumata suundus Trumm ühe aknaaluse laua juurde ja istus laia punase tugiga, mis laua ääres seisis. Kunksmoor laskus graatsiliselt tema vastu teise tugi. Oo, ütles ta ja vaatas läbi roosade prellide ringi. Aknast paistis linn ja meri linna. Trumm tellis kooke, jäätist ja vahukoorega kooki. Kunksmoor sõi ära kõik jäätise, vahukoore ja koogid, mis talle olid toodud. Ja siis sõi ta ära veel kõik selle, mis oli toodud Trummile. Ja kõik oli otsa saanud, ütles Kunksmoor. Oo, ma sööksin küll meeldeti veel mõned koogid ja veidi vahukoord ning jäätist. Loomulikult tellis Trumm veel jäätist ja vahukoor veel moorapäid ja peseekooke ja mokakäide, Napoleoni kooke, Aleksandri kooke, kraagereid, marjakooke, kreemitorusid, korvikesi ja igasuguseid torte pähklite ja vahukoorega, šokolaadi ja puhk. Kondiitrid kohviku köögis lõid üha uusi ja uusi munakirnasid vahule ning segasid aina uut taimast. Ja kohviku majandusjuhataja andis kiiresti sisse uusi tellimusi munade, vahukoore, või, suhkru ja jahu ja maitseainete peale. Aga Kunksmoor muidugi sõi. Lõpuks oli ta nii ülevas meeleolus, et hakkas tasekesi lurjuma. Seejärel ei läbenud ta enam istuda. Alguses tõusis Moor niisama püsti, siis aga ronis toolile lõpuks lauale. Ta tundis kipu aina kõrgemale tõusta ega tahtnud kuuldagi enam trepist taha. Ei, ütles ta, mind hüüavad kõrgused. Ta võttis käekotist oma õhupalli, puhus seda täis ja lendas käest paist päeva kohviku aknast välja. Inimesed, kes kohvikus istusid, ka tänavatel ja väljakutel jäid kõik seisma, autod, bussid, trammid peatusid ja sõitjad tulid neist välja. Kunksmoor oli tähelepanust ülimalt vaimustatud. Ta hakkas katusele keksima tornide ja korstnate otsa ja huigas laulda nagu pasku. Talle meeldis kogu koju südamevalu ning mure käes vaelevat Trummi juurde jõudis Kunksmoor alles hilja õhtul, kui oli juba täiesti pime. Ta oli nii väsinud, et laskis Trummile ennast voodisse viia ja jäi kohe sügavasti magama. Ta magas nii raskelt, et ei ärganud järgmisel päevalgi üles. Nii möödus terve täiskuu neljapäev, ilma et Trummiga oleks midagi ette võetud. Kunksmoor ärkas alles reedel lõpp.
tuli oodata järgmist täiskuu neljapäeva. Selleni oli terve kuu aega. Kunksmoor hakkas oma valimused peale prõõma. Tal oli nüüd kogu aeg tunne, et ükskõik, kus ta ka ei viibiks, näevad, märkavad ja vaatavad kõik inimesed ainult teda ja seepärast hakkas ta ennast ikka rohkem ehtima. Mida rohkem ta ennast üles lõi, seda rohkem ta igal pool tähelepanu äratas. Aga just tähelepanu meeldis Moorile väga. Hommikul tal läks nüüd riidesse panemise ja igasuguse mukkimise peale nii palju aega, et nad pääsesid Trummiga hommikulauda alles siis, kui kohv juba täiesti jahtunud. Trummi ei häirinud see hommikune ootamine ega põrmugi. Tema maalis sel ajal muud kui vesivärvidega kõike seda, mida ta oma pikkade meresõitude ajal näeb. Ta oli väga õnnelik, sest nii palju rahulikku joonistamise ja värvimise aega polnud tal veel elus enne. Jahtunud kohv ei maksnud selle kõrva. Pärast hommikusööki läksid nad iga päev autoga ostusid. Kunksmoori riide ja ehte tagavara kasvas pead pööritava kiirusega. Moorist sai nii preili, et aina vaata järjest. Pärast ostusid käisid nad kohvikud skoope söömas. Õhtuti jõid nad kodus kibuvitsa marjateed ja ajasid televiisorit vaadates tarka juttu. Trumm käis aina peale, et Kunksmoor kirjutaks oma tarkusest teaduslikku raamatu, millest võiks kogu inimkonnale tublisti kasu olla. Kunksmoor ütles, et see on Trummil väga huvitav mõte. Seejärel läks Moor harilikult ikka väga vara magama, et järgmisel päeval ilusti värske ja puhanud välja. Ühel hommikul astus Kunksmoor aga ebatavaliselt vara ja veel hoopis öösärgis ning hommikumantlis suurde tuppa, kus Trumm parajasti innukalt töösärgis, innukalt Aafrika õhtu taevast maalis. Kunksmoor oli nii vaevatud olema. Mis on, hüüatas ta? Ma olen täiesti magantamata. Pomises Kunksmoor närviliselt ja trummeldas sõrmeotstega vastu laupa. Mul on kõik segamini. Mis on juhtunud? Küsis Trumm murelikult. Veel mitte midagi. Aga varsti juhtub. Läks suur õnnetus. Juba keskööst peale näen ma igasuguseid koledusi. Ma olen oma nägemustest täiesti ära piinanud. Me peame midagi ette. Linnud, ütles Kunksmoor pingeliselt enese ente tühjuse vahtades. Ikka need linnud aga ei saa. Ma ei tea üldse, mida ette võtta. Mina kui endine laevakapten tean, aga seda igas olukorras on peaasi tegutsemine, ütles Trumm targalt. Õnnetuses pole midagi ohtlikumat kui käterõppe laskmine. Me sõidame kohe välja. Ma ei suuda enam seda taluda kasta. Mis linnud need on? Lähme, ütles Trumm otsustavalt ja haaras Kunksmooril käest. Nad võttasid trepist alla. Trumm ajas auto garaažist välja ja aitas Kunksmoori autosse. Moor oli kui kuutõbine, ta aina oigas ja ägas. Trumm kihutas kõigepealt sadamasse. Juba ainuüksi õnnetuse nimetamine tõi talle otsekohe laevalt meelde. Ei, hääldas Moor. Mitte siin, see juhtub kuskil mujal. Trumm võttis suuna tiheda liiklusega kesklinna poole. Liiklus keerises võib ju ikka mõni õnnetus juhtuda ja Trumm arvas, et kui nad kogemata õigesse paika jõuavad, saab Mooril klaariks, milles asi seisab. Siis ehk saab ka õnnetust ära hoida. Aega jääb järjest vähemaks. Kunksmoor Trummi kõrval auto istmed nihetas. Trumm sõitis nüüd mööda pikka tänavat, kus liikusid trammid. Ta mõtles, et ka trammiga võib juhtuda kohe. Ei, karjus Kunksmoor, mitte siin. Tõmmeti midagi, kallis Trumm. Meil on veel ainult veerand tundi järele. Aga Trumm oli nüüd täiesti endast väljas ja ahmi täis. Ta pööras auto ümber ja hakkas tuldud teed tagasi kihutama, mis sa teed. Isendas Kunksmoor ja haaras roosa tõtt.
pärlmutriläikeste küüntega trommi ülest kinni. Sa viid mind ju lindudest eemale, pööra kohe tagasi, see teeb, viib lennuväljale, karjus trumm. Ja kiljus Kunksmoor, ma tean. Just lennuväljal juhtubki õnnetus, kiiresti, kihuta kiiresti. Või me jõuame sinna liiga hilja. Trumm pööras otse miilitsa nina ees autokaarega ümber ja hakkas miilitsa vilest hoolimata lennuvälja poole kihutama. Nad jõudsid peale hetkel, millal suur reaktiivreisi lennuk parajasti starti. Saatjad vaatasid seda kaugelt barjääri tagant pealt. Kogu lennuväli tärises ja huugas reaktiivmootorite mürinast. Kunksmoor lendas nagu kuul autost välja ja tormas pitsilise hommikumantli lipendades otse lennukile. Kõik kangestusid ehmatusest. Trumm kattis näo kätega kinni ja jäi seisma kui soolasammas. Otsemaid kukkus ta kõhuli. Seda ei märganud aga keegi, sest kõik vaatasid hirmust pärane silmadega Kunksmoori ja talle tulekiirul otse vuhisevat lennuki. Pidage see hull kinni. Lennujaama üle oma kabineti aknast, seda polnud mõtet karjuda, sest isegi selles mürinas ja olgumises midagi kuulda oleks olnud, oleks nagunii keegi riskinud Kunksmoorile järele joosta. Trumm ajas enda püsti ja turnas barjääri äärde. Emeline kasutas, karjus ta keset hälinat ja huilgamist. Ei kuulnud isegi oma enese häält. Ahastus haaras ta südamesse. Kunksmoor jäi talle peale sööstva lennuki ees seisma ja tõstis aeglaselt käed. Mida see hull seal ometi teeb? Muretses lennujaama üle. See on ometi reaktiivlennuk ja mitte buss, mis igal tänaval nurgal kinni võib pidada. Siis aga vajus ta suu imestusest ammuli. Mürin muutus vähemaks. Lennuk ajas nina püsti, pöördus siis pikkamisi moorist kõrvale. Aeglustas käiku ja peatus. Peaaegu samal hetkel tormasid kõik lennujaama töötajad Kunksmoori juurde. 10 käed korraga haaras temast kinni ja hakkasid teda stardirajalt minema lohistama. Moor peksis käte ja jalgadega ning kiljus vihaselt. Äkki läks ilm lennuväljal pimedaks. Tekkinud vaikuses oli kuulda sidinat ja sädinat. Need olid 1000 lind. Erakordselt suur halrestav parv kattis taeva lennuvälja kohal. Sinimene päästis lennuki, ütles välja lennuvälja. Kui lennuk oleks linnuparve sööstnud, oleks ta alla kukkunud. Kuid äkitselt tundis lennuvälja ülem, kuidas ta kattub üleni külma higiga ja ta karjus. Kohe peab ju saabuma Kesk-Aasia lennuk. Otsekohe andke teada, et lennuväli ei võta praegu vastu. Radist täitis silmapilkselt lennujaama ülema käsu. Nad ütlevad, et neil lõpeb 10 minuti pärast kütusosa, ütles radist murelik. Kohutav õnnetus nii või teisiti. Oigas lennujaama ülem meelt heites. Helistage kiirabi ja tuletõrje kohale. Üle lennuvälja kostis äkki terav kähiseb vile, mis lõikas kõigil ebamugavalt luust ja lihast läbi. Kunksmoor oli sõrmed suhu pistnud ja vilistas. Lennuvälja kohal tiirutav linnuparv pöördus kui käsu peale ja hakkas rabinal Kunksmooril juurde maha laskuma. Silmapilksalt oli moor üleni hallide lindudega kaetud. Linnud katsid ka maad tema ümber. Inimesed taganesid kokkunult, tehes lindudele ruumi. Korraga täitis uus ulgumine ja viiling lennuvälja. Kesk-Aasia lennuk maandus. Samal hetkel jõudsid kohale ka kiirabi ja tuletõrje. Tuletõrjujad hõppasid autost maha ja hakkasid välgukiirusel voolikuid lahti rullima. Kiirabiarstid tormasid lennuki juurde, ent kõik näis olevat korras. Lennuk oli jõudnud viimasel hetkel õnnelikult maha. Lennujaama ülem ruttas juba lindude vahel teed, rajades Kunksmoori juurde.
Te päästsite 300 reisijat ja 2 ekipaaži kindlast surmast, hüüdis ta Kunksmorile. Kust te teadsite, et lennud lennuväljale tulevad? Ma tunnen suurte õnnetuste lähenemist ette. Ma olen nimelt Kunksmoor, vastas Kunksmoor. Kahjuks oli mu nägemus väga segane ja ma sain alles viimasel hetkel aru, mis on tulemas. Samal ajal lükati Kesk-Aasia lennuki juurde trepp ja avati juuksed. Lennuki pardal oli suur rühm ajakirjanikke, kes olid käinud Kesk-Aasias konverentsi. Niipea, kui nad lennukist välja said, ottasid nad uurima, mis on juhtunud. Seejärel jooksid nad otsevad teed Kunksmoori juurde. Lennuparve taha jäid ajakirjanikud peatuma, fotoaparaadid hakkasid plõksuma. Kõsküt, ütles Kunksmoor. Hallrastad tõusid kuulekalt õhku ja lendasid lennuväljalt minema. Ajakirjanikud ümbritsesid otsekohe Kunksmoori ja puistasid ta küsimustega üle. Moor tundis ennast äkki, aga hirmus väsinuna. Vabandage, ütles ta, olen täna pisut üle töötanud, pealegi olema veel riides. Võib-olla lükkame vestluse edasi. Ta tõmbas hommikumantli hõlma töösärgi üle kokku ja hakkas trommiauto poole liikuma. Ajakirjanikud püsisid tal kogu aeg kanul ja aina pärisid, kuid Kunksmoor vaikis närvunult. Trumm nägi eemalt Kunksmoori kimbatust ja tõttas tal appi. Ta viis Moori autosse ja jutustas siis autole najale, toetudes lühidalt, kuidas kõik olid olnud. Las nad tulevad täiskuu neljapäeval, ütles Kunksmoor autost. Nüüd ma tahan minna koju kohvi jooma. Trumm jagas ajakirjanikele peotäie oma nimekaarte, kus ta aadress peal oli, ja nad sõitsid Kunksmooriga. Lõpuks jõudis kätte ta ka uus täiskuu neljapäev. Trummi maja sai määratud ajaks inimesi täis. Siin sagisid ringi televisiooni ja filmimehed, raadiorahvas ja igasugused muud ajakirjanikud ajakirjade ja teagentuuride juurest. Kõik kohad olid täis suuri lampe ja igat seltsi kaamera. Televisioonil oli kavas teha siit otseülevaadet. Filmimehed tahtsid Kunksmoori filmikroonika jaoks filmida. Huvi Kunksmoori vastu oli erakordselt suur. Kunksmoor ehtis ennast juba hommikust peale. Ta võttis lõhnavaid vanne ja määris ennast igasuguste kreemide ning seleedega. Kogu Kunksmoori tuba oli täis segi paisatud kleite ning kingi, kette ja võrusid, keeside pandlaid. Kõige vähem mõtles Kunksmoor praegu Trummi jalgade peale. Saabus õhtu taevasse tõusis kollane täiskuu. Trummi suures toas, kus pidi toimuma televisioonisaade, oli tohutult palav, sest prožektorid olid juba süütinud ja kütsid toa kuumaks. Valitses pinev meeleolu. Kõige ärevil oli ajakirjanikest ümbritsetud Trumm. Televisioonireporter ütles talle, et kuna Kunksmoori veel ei ole, aga saade peab juba algama, siis alustab sellega, et esitab Trummile mõned küsimused, siis hakkakski saade. Kallid televisioonivaatajad, ütles reporter kaamera poole pöördudes. Täna õhtul tuleb meil olla millegi väga ebatavalisele tunnistajaks. Esialgu ma teile muud ei ütle, kui et meil seisab ees kohtumine nõiaga. Ei, ma ei naljata. Praegu aga vahetame mõned sõnad selle tubli mehega, kelle jalavigastus on kogu arstiteadlikkus maailmas tõsist tähelepanu äratanud, kelle aitamiseks aga meditsiin on jõuetu. Ta pöördus ärevusest ühetava Trummi poole. Jutustage meile, hea Trumm, kuidas õieti algas teie tutvus Kunksmooriga. Tänan väga hästi, ütles Trumm, kes oli ümbritseva sagina tuttu nii segi, et ei saanud üldse. Arvas, et reporter küsis, kuidas on lood ta tervisega. Siis aga avanes uks ja kõigi pilgud pöördusid uksele.